teemale, võib-olla meil kõik kuulajad ei ole nii degenerate'id, et ei ole mõelnud selle peale, mis tunne on juua odekolonni. Ei räägi seda esimesest kogemusest. Ma lasen sul kohe algust teha, et mis tunne on juua odekolonni. See isegi ei pea olema nagu sinu kogemuse, vaid hüpoteetiliselt, et mis arvad, et see kogemus võis olla. No ütleme niiviisi, et kõik lood siin hetkel on välja mõeldud. Ütlen ausalt. 100%. Tervitame oma emasid. Mina tervitan, sa tervitad. Absoluutselt. Tere ema. Tere Ogal on väga tubli mamma, et ei ole mitte ühte kalbusõna. Täpselt nii. Aga esimene asi, et kui inimene hakkab odekolonni jooma, siis see on 2 koolkonda. On hea koolkond, on halb koolkond. Odekolonni koolkonnad. Täpselt nii, hea koolkond. See on ikka tipptase. Kui te vaatate narkomaani, siis meil on olemas fentanüülimehed ja kokaiinimehed. Fentanüülimees istub kuskil kuredi keldris, eks ju, paneb oda. No ei ole üks siuke social värk suur. Ei ole. Aga kokaiinimees, kellegi kuredi peeru vahel on tulnud teisest maailma otsast mingi ilge kallis kraam, millega sul on 15 minutit, toonitab 15 minutit on hea olla ja siis sa pead otsa tegema. Ja see maksab ilgelt palju, no retsilt palju. Sama asi on ka odekolonniga. Sul on leedamehed. Lähevad kioskisse, ostavad pudeli leedat, roinoid. Ja siis on Playboy parfüümimehed. Ja siis on Playboy parfüümimehed. Chanel numero 5. Nihujassi, tõmba korgi maha, kallad kuredi. Need on ikka, need odekolonnid, need isegi julgub naha peale panna. Kusjuures ma imestan, mingi Ameerika räppar ei ole teinud veel videot sellest, kuidas ta on stripipaaris, dollarid lendavad ja siis ta lihtsalt lõhnaõli pudelitest joob. Ma arvan, et ei ole välistatud, et tulevikus see tuleb vaadates, et Tommy Cash üritab igast niši ekstreemsust. Kas see on siis mitte see sama Glenn, kes endal mingi kuredi tünnide spermat pani muuseumi või? No midagi sükast, et see tänapäeval see tähelepanu hooramine on ikka väga tõsine teema. No, aga oota, jätkame siis Playboy parfüümi. Mina olen joonud nii Playboy parfüümi kui ka leedat. Aga kui parem on... Kas juures tegelikult leeda oli parem? Ütlen ausalt, Playboy parfüümiga oli siuke teema, et... Kes ei tea, leeda on siis see, mis sa R-kioskis siin osta saad, kui sul... Tegelikult R-kiosk ei müü seda, R-kiosk isegi... Varem müüs. Kuna kammu müüsid siuksed imelikud teised kiosk, mingi Centner oli nimi ja inimesel ei mäleta, aga varem oli R-kioskil nagu konkurent ja putkad olid iga tänava peal, et need on vaikselt kinni läinud. Täpselt. Lasnamäel on veel alles täiesti ilusti, minge külastada. Väga hea, huvitavad putkad, see oli huvitavad asju. Just, see oli siuke imelik putka, et see oli nagu väike külapood. Kui ilusti küsid, siis saad asju ka, mis nii-öelda menüüs ei ole. Täpselt nii. Ma ise mäletan elavalt ühte käiku sarnas... kõikide asjade putkasse aastal vist 2005 äkki või. Putka tegeles rätsepatöödega, suur silt oli väljas. Seal oli müügil suurem hunnik Hiina mänguasju. Samal ajal sai osta ka piima, leiba, vorsti, müüdi ka tubakatooteid, ajakirjandust ja perioodikat. Ja siis, kui see ilusti ütles, et слышь, дружок, можешь мне один дасть, siis müüs ühe kaupa suitsu ja siis, kui olid juba vana kala, et ei olnud kitse pannud, hakkas sealt ka mingeid väiksem moorepakke välja ilmuma, aga kuna putka oli bussipeatuses, siis Glemmil oli väga hea lahendus. Oli võtnud tasuta linnalehe, ma tean, sest ma pärast lugesin need läbi ja oli mäkerdanud ühe suitsupaki ühe ajalehe lehekülje sisse. Ja see oli win-win situation. Oletame, et tol hetkel siis suitsupakk oli mingi siuke 20 krooni. No see on eeldatav, ma peast ei mäletana. Siis sa said endale 15 euro eest paki mooret. Ja samal ajal, kui sa nüüd bussiga kooli sõitsid või lasteaeda või kuhu iganes tavaline salasigareti ostja sõidab, siis said lugeda ka ajalehte, et tavaliselt oli mingi Edgar Savisaare uudis, God bless. Aga oota, sa ehitin nüüd seda Playboy parfüümi ja... Playboy parfüümiga. Aga ütle, no. Nagu proovis nagu seletada, see nagu kõlab tegelikult hästi rõvedalt, aga eks see vist etanoli sisaldus on päris kõrge, et see on nagu mingi kangem viin, et kuidas see nagu eelmaitse või maitse ja aftertaste või nagu on seal vahed või kuidas see nagu on? Maitse on kusjuures päris hea, kui võrrelda see nüüd siukse tavalise torni viinaga, siis ta meenutab piiritust. Yeah. Seal on väga palju lisaaineid ja ta on retsilt soolase maitsega. Õnneks on teada värk, et parfüümi ei saa midagi väga mürgis sisse panna. Et võib-olla... Kuna siis inimene sureks ära. Et võib-olla odekolonni ei tohiks juua siis, kui sa oled siuke rohkem
magusa hammadus, sul meeldib šokolaad, rohkem soolased asjad. Rohkem soolased mees oled, siis paned ühe väikse soolase odeka. Mäletan selgelt, et tegime ükskord sõbra eks-naise kingitud parfüümiga väikese kokteili. Topsi valasime, pool valasime Coca-Colat, pool valasime Playboy Londonit, väga hea lõhna oli. Kallasime selle kokku ja siis tekkis huvitav keemiline reaktsioon, et see Coca-Cola läks lumivalgeks. Osso. Et esimene mõte oli peas muidugi, et kuule, et oi, sõbramees. Aga järgmine mõte oli see, see ei takista joomast. Järgmine mõte oli see, et kuule, et viina ei ole ja sud pohhu ja mis seal ikka juhtuda saab ja kiirabisse jookseb ikka keegi helistada. Mis see hullem asi ikka on, mis juhtub, et jääb pimedaks, no suur asi ka. No nüüd on aastad on möödunud, mõtlen, et no ilgelt debiilne, aga kui sa oled siukene murdeas noormees, kellel meeldib veits rüübata, why not? Ütled, et Playboy parfüüm oli tegelikult päris hea, aga kas on nüüd tulevikus nagu oled nagu parfüümi reviewsi ka teinud, et lõhne, kui kaua ta kestab, kui tugevalt, kas ta komplimenteerib su keha seda ja siis viimase kategoorias on, kui hästi ta maitseb? Kusjuures ei, ma leidsin palju kallima viisi üldse, kuidas oma ümbruskonda parfümeerida ja kuidas olla siuke slick, nice, groomed man smell. Et ma hakkasin ahel suitsetama ja nüüd ükskõik, et ma võin endal kanistrist midagi ka peale valada, ma lõhnan ikka nagu kuradi punane LD, nii et... No ma ütleks vahele, et minu kogemus oli see, et ma olin šokeeritud, et näiteks inimene võtab lõhnaõli või siis suuloputusvedelikku või odekolonn. Odekolonn vist ongi nagu tegelikult nagu parfüüm vist. Odekolonn, noh, mõni ütleb hambaloputusvesi, aga tegelikult paneks naha peale aftershave. Aftershave ja ma mõtlesin nagu aftershave lõhnab väga hästi, ma ütlen ausalt, et mina peale pesemist aftershave'i panen, et mingi 10 minutit läheb ära, aga ta lõhnab väga hästi, siuke maskuliinne, mehine, noh, ausalt, väga tiim, soovitan kõigile aftershave'i panna, et see on ikka päris hea. Aga minu suureks šokeerivaks üllatuseks on see, kuigi aftershave lõhnab nii hästi, aga kui sa jood aftershave'i, siis su iga küll hea ei ole. See tuli mulle väga suure üllatusena, et kus see loogika nagu lõhnab nii hästi ja kui sa jood seda, siis hingeõhk ei lõhna. Ma tean, milles asi on, sõid vale aftershave'i. Võib olla tõesti, et ma